Siin Paliveres asuvad kõrvuti nii talumajad, lastekodu, kool kui farm. Piisavalt lähestikku, et pidevalt üksteise silmapiiril olla. Suur oli seetõttu Palivere lastekodulaste ehmatus, kui kooli ja koduteel nähti farmiesisel platsil sellist vaatepilti. Lisaks ühele laibale vedeles seal samas veel 2 tükki. Üks vasikas ning üks täiskasvanud lehm. Kõik olid küll ajaks, kui 7. uudised kohale jõudsid, juba sündsalt kinni kaetud, kuid sündmuspaigal oli sellegi poolest kaasa tulnud eile seal juba korra käinud veterinaarinspektor Tõnu Eerik. Loomad pannakse, kes on nüüd uppunud jäätmekäitlusmasina jaoks kõrvale, nii et jäätmekäitlusmasin saaks ligi tulla ja nad peale korjata. Tõenäoliselt on siis juba käinud koerad siin kallal, sest see on nüüd juba siin, kui ma ei eksi nüüd, siis pühapäeva õhtust või kuskilt sellest ajast ootamas oma järge. Nad on surnud sünnid, numbreid kõrvas ei ole kummalgi. Nii ka eile väideti. Põhjus, miks surnud loomad siin laudas ja sellele platsile vedelema on jäetud, on nimelt see, et jäätmekäitlusauto tuleb alles homme. Talunik peab aga suurimaks probleemiks seda, et üle põllu asuva lastekodu lapsed käivad laudaterritooriumil ilma loata hulkumas. Tõsi, seda, et lastel talunikuga aeg-ajalt pahandusi ette on tulnud, ei eita nad ka ise. Kas võis siis korjuste pildistamine ning loomakaitseseltsile fotode edastamine olla mõningane tagasitegemine? On olnud juhuseid küll, kui siin selles laudas seal on mängitud tikkudega. Kui nad pahandusse laudades teevad, eriti need kooliomad, siis nad ei ole siin oodatud. Aga siin lastekodumad käivad seal viimatuumas. Et nemad nagu võivad seal käia. Hoolimata sellest, kes võib või ei või laudas käia, on kuuldused surnud loomadest liigimisliig ka juba Palivere kooli õpetajate jaoks. Ma arvan, et nad peaksid maetud olema. Mulla alda. Oleks ökoloogiline. Sellised asjad võivad lapsi ehmatada? Kindlasti võivad mõnda last ehmatada. Aga nende asi ei ole päris, lauda juures käia selles suhtes ka. Kahetsusväärne on see, et nad jäetakse kuidagi vedelema ja siis see kutsub ligi ju metsloomad, koerad hakkavad neid järama ja lapsed ju ei püsi paigal ja ei peata neid ei aed ega tara ja nad pääsevad sinna mängima ja nad näevad väiksed närvivapustused. Seega soovitabki loomakaitseselts kõigil talunikel nii veterinaarinspektsiooni külaskäigu vältimiseks kui ka ümberkaudsete laste peale mõtlemiseks oma surnud loomadega veidi hoolsamini ümber käia.